Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame, mida toob siis nädal 29. juuni kuni 5. juuli siis kõigile meile. Tegemist on siis kollektiivse lugemisega. Valmis on mul pandud siia selleks nädalaks siis nagu ikka 7 kaarti, et sa võid neid võtta kui nädalapäevi. Aga sa võid siit videost endale siis endaga kaasa noppida sinuga haakuvad olulised sõnumid, mis sinuga ei haaku hetkel. Järelikult see ei ole sinu jaoks. Jätta see kellelegi teisele. Iga nädala energia video lõpus on siis toimumas ka selline mäng, siit saad vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis ilusasti vastused saab siin video all kirjelduses on olemas ajamärgid, saad klikata sinna, video hüppab automaatselt siis lugemise juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt hakkama otsima. Ja enne veel, kui ma alustan, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh. Kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i, kommentaarides mulle andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud sulle, nii et suur aitäh kõigile, kes siis seda teevad, tõesti südamest suur tänu ja mul on ka selline märguanne, et tiiutarot.ee kodulehel on siis äsja ilmunud ka uus video nimega Mida pead hetkel teadma, et see on samamoodi nagu valikaart stiilis video, nagu nad kõik seal, aga sedapuhku on valida siis 5 valiku vahel. Ja et selles videos me siis ka vaatame, et mis on sinu ellu tulemas, mida sa pead hetkel teadma, mis on olulised teemad, sõnumid kaartidelt sulle, et siis kui sa soovid piiluda rohkem, et see nagu juhatust, eks ole, sellest videos, siis saad seda teha tiiutarot.ee lehel. Kohustuslik ei ole, aga me lähme nüüd nädala energiate juurde. Oi, kui hea kaardiga me alustame, meil on sauade äss õigetspidi, mõõkade kuus, tagurpidi, sauade kuninganna, tagurpidi, mõõkade 5 õigetspidi, karikate kuninganna õigetspidi, sauade 7 ja müntide 2 tagurpidi. Okei, kui ma siit lõpust korraks nagu alustan, müntide 2 tagurpidi terveks selleks nädalaks, mitte ainult pühapäevaks. Müntide 2 tagurpidi laual tähendab otsustuskindluse vajalikkust, ehk siis me ei saa ringi joosta see nädal nagu peata kana. Otsusta ära, tee ära, otsusta ära, tee ära, ära hakka mõtlema plussid ja miinused ja nüüd teen ikka selle nimekirja, kus ma nüüd ikka teen ja äkki ma ikka ootan natuke. Ei, meil on vaja konkreetseid otsuseid, konkreetset plaani ja kui sa valid variandi A, siis ära mõtle enam variandi B peale ja vastupidi ka. Võta üks asi, hakka sealt pihta, otsusta, mine sellega edasi ja ära millelegi muule mõtle. Siin on vaja, see ei ole isegi sihikindluse nagu sõnum, eks ole. Sihikindlust on nendes kaartides sul väga palju. Sauade 7 on siin õigetpidi, et küll see kõik ära punnitad, eks ole, sauade 7 ongi nagu selline läbi tule ja vee, eks ole, paneme edasi, aga müntide 2, tema kõige suurem oht ongi see nädal, see lõks, kuhu me jääme kinni ja ma ikka ei tea ja äkki kuskil mujal ikka nagu rohi rohelisem, äkki ma teen vale otsuse, sellist asja nagu vale otsus ei ole olemas, kõige valem asi on lihtsalt munema jääda ja üle mõelda, eks ole, et meil on vaja otsustada ja teha, eks ole, see nädal. Ja mis võiks olla parem kaart, millega alustada, ongi sauade äss õigetpidi. Et sauade äss, siis kõik ässad on ülihead kaardid, vahet ei ole, kuhu nad välja tulevad, mis pidi nad välja tulevad, ässad on nagu väga-väga head märgid ja äss on kaardid number 1, et nad avavad nagu uue siis ukse meie elus. Sauade element on rohkem seotud nagu äriga, eduga ka rahaliselt ja äriliselt, töös, karjääris, sauade kuninganna, ametikõrgendus, sauade äss, mingisugune uus pakkumine, võimalus võib meie ellu nagu tulla, uus uks nagu avaneda. Ja sauade äss on ka igasugused koostööd nagu partnerlus inimeste vahel. Sauade äss on ka enda äriga alustamine, kui sul on näiteks mõni äge anne või sa tahaksid, oled juba ammu mõelnud, et sa tahad nagu enda aja või elu või raha peremees, perenaine olla, eks ole, et ise enda asja nagu teha või enda äri alustada, absoluutselt sauade äss on üks parimaid kaarte, millest seda teha, sest sauade ässaga alustatud teekond on alati edukas. Sauade äss on ka väga loominguline kaart. Muusika, kunstid, maalimine, laulmine, raamatu kirjutamine, blogipidamine, sotsmeedia, väga-väga hea kaart, et sauade äss ongi nagu see kirega millegi alustamine. Ehk siis mille poole sinu süda tõmbab, et mille peale sa mõtled ja sul on liblikad kõhus, ma tahan seda teha. Et kunstid ja igasugused ägedad hobid ja loominguliste uute asjade proovimine, katsetamine, äri tegemine, äri alustamine, absoluutselt väga-väga hea nagu selles sauade ässas. Ja ka kes on palgatööl ja enda äri ei taha teha, siis sauade äss tavaliselt tähendab nagu mingisugust ägedat projekti pakkumist, võib-olla pakutakse mingid lisategevusi, ülesandeid sulle. See on midagi, mis on natuke nagu uus, eks ole, et me ei ole nagu varem teinud, aga kohe, kui miski tekitab sinus õhinat, siis see on õige asi, eks ole, seda sauade äss nagu teab ja ka selle kohta meile annab märku. Nüüd suhetes sauade äss
on väga kirglik kaart, ütleme niimoodi, füüsilises mõttes. Et sauatäss on väga fallilise sümboolikaga kaart, see on üks suur sau, mida on siis sellel kaardil kujutatud. Ja vallalistele ta tähendab sellist kireleegi tärkamist, tohutut füüsilist loomalikku atraktsiooni teineteise vastu, et sul tekib uus silmarõõm, keegi uus musu, kes sulle väga silma jääb, kes on väga ilus ja sa tunnete selle järgi ära, et ta tõesti nagu füüsiliselt nii nagu sinu tüüp või sulle loodud või nii äge, ma tahan ainult teda, eks ole, ja see tunne sauatässas on vastastikune. Ja kes on suhtes, sauatäss ongi nagu, et aga teeme koos midagi. Lähme spaasse, me lähme mere äärde, lähme reisile, lähme restorani, lähme kinno, et sauatäss nagu äratab selle uue nagu kireleegi meis ülesse. Ja kui üldises elus ka sauatäss ongi nagu enda kire leidmine või et kirglikult uuele rajale astumine, eks ole, et see, mis paneb silma särama, seda tulebki nagu teha, et hästi palju nagu sellist õhinat ja nagu ägedat ärkamist ja ka uusi pakkumisi, võimalusi, et see sauatäss meile nagu toob, et väga-väga äge nagu kaart, et ja selle kaardi sümboolika on selline, et see sau, eks ole, mis tegelikult üks suur oks on ja või puu või et sealt kasvavad välja sellest sauast lehed, eks, et siin on midagi nagu tärkamas, eks ole, sinu sees, see võib olla mingi looming, see võib olla äri, see võib olla armastus, aga see puhkeb õide või need pungad tekivad, siin on ärkamas nagu midagi uut, eks ole, et väga-väga nagu põnev siis algus. Selles kaardipakis on kukke kujutatud, kukked on tavaliselt selline hästi maskuliinne nagu sümbol, et keiser ja vaata selline mehelik maskuliinne, et mehelik energia kõigis meis olemas, vahet ei ole, mis soost me oleme, et meil on kõigil naiselik pool ja mehelik pool. Mehelik energia on hästi selline sobilik, ongi töös, karjääris, äris, saavutada palju, peale lennata, ma tahan nüüd seda, ma tahan palju raha, ma lähen uude tööle, vaata hästi nagu selline sauade element on ka nagu ekstravertne või et väljapoole särav, eks ole. Pigem nagu selline nädal algus suure pauguga, on ju. Siis meil on järgi tulemas mõõkade kuus tagurpidi. Mis me hakkame selles kaardis tagurpidi tegema, üle mõtlema. Elu tegelikult on ilus, kõik läheb ülihästi, kõik sujub, kõik saab korda, kõik läheb nii, nagu ta tegelikult minema peab, sa oled väga heas kohas enda elus ja siis hakkab pihta, aju hakkab genereerima. Ei, tegelikult on kõik ikka halvasti ja tegelikult ikka see üks väike asi läks nüüd pahasti ja nüüd on mu elu nagu läbi ja nüüd on kõik nii halb ja ma ikka sinna ei lähe ja nüüd ma ei saagi mitte midagi. Ja meil tuleb enda aju energiast väga-väga nagu jagu saada see nädal, sest meid on ees ootamas ka mõõkade viis, mis on sisuliselt ka nagu siuke ärevuses ülemõtlemise nagu kaart. Et see on nagu huvitav, et ülejäänud kaardid lubavad nagu ülisuurt edu ja nagu sauade kuninganna edukus karjääris, karikate kuninganna suur imeilus armastusega ja kõik justkui võiks meie elus nagu õitseda. Aga siis, mis selle ära rikub, on meie enda nagu mingisugune ülemõtlemine, üle genereerimine, liigselt otsime vigu, mingisugused keskendume mõttetutele detailidele, ketrame need liiga üle, hakkame nagu kahtlustama kõike, et kuidagi hästi on hakanud elus minema, nüüd tuleb mingi halb asi, vot sellist asja hakkame tegema nendes kaartides. Ja mõõkade kuus ongi, tähendus mõõkade kuuel on see, et halb asi on nagu läbi, halb periood või raske periood, rasked suhted on ammu läbi tehtud, rasked mingid rahateemad on ammu läbi tehtud. Elu võiks olla mõõkade kuues ülikerge ja helge. Lihtsalt mõõkade kuus tähendab seda, et kõik laheneb iseenesest ära, mitte midagi ise tegema ei peagi, on ju. Aga meie oleme harjunud, et kõik on raske, inimesed on ikka nii halvad ja blablabla, et me oleme harjunud, et elu on nagu keeruline, me ei oskagi selles lihtsuses nagu olla. Et see nädal õpetab meile seda, et ära mõtle, lihtsalt tee, naudi, kui sa ei taha teha midagi ära üldse, siis tee, aga vähemalt ära mõtle üle, ära mõtle lihtsalt tee, eks ole, või et lihtsalt mine nagu vooluga rohkem kaasa. Ja mõõkade kuus on ka reisimine, kolimine, töökohavahetus, kuna ta on liikuv kaart tagurpidi, ta lihtsalt võib-olla mõtleb, muneb ühe koha peal liiga kaua, tegelikult võiks ammu juba teha ja ammu juba otsustada, ammu juba alustada, eks ole, aga selle mõõkade kuue tähendus on ka see, et see uus asi või see teekond, kuhu poole sa liigud, ja see on palju kergem, kui su elu on varasemalt olnud. Kergem töökoht, vähem teha, kuidagi mõnusam on olla, eks ole, kergemad, toredamad uued suhted ja see tuleb lihtsalt sellest mineviku ärevusest nagu nüüd välja tulla, et see, et minevikus jutumärkides halvasti läks, see ei tähenda, et nüüd edaspidi ka läheb, on ju, et meil tuleb sellest saada väga-väga nagu jagu ja mitte kahtlustada kogu aeg kõike. Kui on hästi, siis ongi hästi. Tulete endale seda see nädalini meelde. Ja siis meil on järgi tulemas sauade kuninganna.
üliedukas kaart töös karjääris, ta õitseb, ta saab ametikõrgendust, ta jääb silma inimestele, ta nagu teeb suuri asju, väga-väga võimukas, pealelendav, äge, kohati agressiivne, aga väga heas mõttes, eks ole, pähe ta endale istuda, astuda ei tohi lasta, mina tahan nii, ma tahan sellist tööd, ma tahan palju raha, see on minu elu, eks ole, et just selline nagu attitude on tal väga-väga siis tugev, eks ole. Ja kui sa tahad saavutada tööalaselt midagi, siis sauade elemendist tuleb meil ise nagu teha, et sauades on tegutsemine, mitte mõtlemine, mitte plaanimine, mitte munemine, vaid meil on vaja suhelda, rääkida, saada see CV ära, helista sellele inimesele, küsi nõu, küsi abi, tee asju, eks ole. Aga sauade kuninganna võibki siis indikeerida nagu karjääri nagu kuidagi kõrgemale tõusu, järgmist astet karjääri redelil. Väga-väga hea kaart nagu selleks. Teine teema on sauade kuningannal loomingulisus, et iga inimese sees on mingisugune looming. Äkki sa oled ammu mõelnud, et sa tahad raamatut kirjutada või blogi pidada, sotsmeedias ennast rohkem näidata, tantsida, tantsutrenni minna, laulda rohkem, laulukoori minna, võib-olla maalida, disainida midagi, riideid õmmelda, onju. Et sauade kuninganna on hästi, eriti koos sauade ässaga ka nagu selleks nädalaks ääretult nagu sellised loomingulised ja ägedad, säärtsakad, põnevad, seiklusimulised nagu kaardid ja loomemahlad nagu voolavad nendes kaartides. Kui sauade kuninganna on tagurpidi, siis tead, mis juhtub? Me muutume ise ääretult ebakindlaks. Ja kes ikka nüüd minu seda maali tahab ja kes ikka nagu mina ikka ei oska, ma olen ikka nii vana ja ma olen ikka bla 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 ja me võrdleme ennast teistega või ka nagu tööalaselt, eks ole, et ei, mina ikka ei julge nagu sinna tööle minna, mina ikka ei saa vist seda asja endale või et ma ei saavuta seda või et me hakkame nagu ise ennast piirama. Meie enesekindlus on natuke madal, kui see kaart on tagurpidi, meie eneseväärtus on madal, mis tähendab seda, et me valime mõttetuma töökoha selle asemel, et nagu enda unistuste töökohta võtta, eks ole. Ja meie enesearmastus, eks ole, et ka natukene saab mingisuguse löögi selles kaartis, et me nagu kuidagi asetame ennast olukordadesse, kus meid ei kohelda hästi või et me nagu kuidagi ei julge nagu vastu hakata või suud lahti teha ja vaata siis ongi nagu selle kaardi nagu õppetund, et armasta ennast piisavalt, et mitte enam segada ennast nende nõmedate inimestega, et mitte lasta endale enam pähe istuda, et mitte asetada ennast enam olukordadesse, kus tegelikult hea ei ole. Ja see ongi sauade kuninganna, et ta peab uskuma nagu endasse ja ta peab leidma endas selle agressiivse poole nagu üles, et sauade kuninganna tagurpidi mõnikord on ka nagu märk alla surutud vihast. Viha on ääretult normaalne emotsioon, see tekib siis, kui meid on ülikaua, ülihalvasti koheldud kellegi poolt, ülemus, töökaaslased, ettevõtte, võib-olla meie partner, võib-olla vanemad või perekond või ja me nagu kuidagi, me oleme õppinud nagu alla neelama seda või et me ei taha nagu paati kõigutada nii-öelda, me tahame, et kõik oleks hästi ja oleme õppinud seda rahu nagu hoidma ja siis me oleme nagu pikalt alla neelanud mingisugust kohtlemist, mis tegelikult ei ole ju hea meie suhtes ja siis sauade kuninganna ühel hetkel plahvatab ja ta peabki seda tegema, ta peab õppima nagu endale kasvatama tugevamat selgroogu, õppima suud lahti tegema, möirgama nagu lõvi, rusikaga lauale lööma ja ütlema, tead, mulle nii enam ei sobi, ma olen minema, on ju, et mind niimoodi ei kohelda, et ta räägibki enda reaalselt nagu standardite tõstmisest nagu igas eluvaldkonnas. Ja ilu ja eputumine, väga sauade kuninganna teema, väga heas mõttes. Uued juuksed, lähed juuksurisse, uued küüned, uued riided, lähed lööd ennast lilla, oled hästi ilus, et kanna enda neid ilusaid riided, need, mis sul seisavad kapis ja ootavad mingisugust erilist sündmust, tead, iga päev ongi eriline, hakka neid kandma ja tõesti tunne ennast iga päev ilusa ja erilisena ja ägedana ja sauade kuninganna, kui sa tahad näiteks trenni minna või sportida või et näiteks ka toitumise suhtes tervislikumaid valikuid teha või et nagu enda keha eest rohkem hoolitseda, poputada ennast absoluutselt väga-väga hea kaart ja seda me peakski tegema, et tegelikult see ilu teemad, vaata see ka tõstab meie enesekindlust ja eneseväärtust väga palju. Mõõkade 5. Jällegi, ärevus, ülemõtlemine, enesevõrdlemine teistega, ka süü enda peale võtmine, et midagi ei läinud nagu hästi või teisel inimesel oli paha tuju ja siis me ei hakka mõtlema, et oi, et see on kõik minu süü ja ma oleks ikka võinud nii teha või naa teha ja tead, oleks-poleks, on ju. Ja me hakkame nagu kõike ise haldama ja kõigi tujusid heaks tegema ja haldama kõike seda, eks ole. Tegelikult mõõkade 5 ütleb, et sa teed sääsest elevandi, see asi ei ole nii hull. On oodata natuke mõõkade 5 mööda rääkimisi, mingid sekeldusi, erroreid, võib-olla asjad ei lähe päris nii, nagu me nagu ootasime, on ju. Aga tead, see on nii väike asi.
Ja kui inimesed, tead, mõõkade viis on nagu selline, et keegi teeb mingi lolli nalja, keegi saab valesti aru, keegi mingi solvub, mis iganes on ju. Sellest ei ole ka mitte midagi. Tavaliselt need tülid või imelikud errorid ja olukorrad iseenesest lahenevad, eriti kui see mõõkade kuuekene ka meil siin laua peal on. Aga mõõkade viies me hakkame ise nagu kõike ette kujutama, et nüüd on kõik nii halvasti, mu elu on nüüd läbi ja nüüd on kõik nii pahasti, tegelikult ei ole. Et võib-olla ta on ka nagu selline ärevuse kaart, et me ei oskagi nagu maha rahuneda, et elu tundub nii tore ja ilus, aga me juba eeldame ja ootame, et millal see järgmine halb asi nagu tuleb. Aga tegelikult ei tule. Ja meil tuleb nagu või ka aru saada mõnikord mõõkade viiest, need ei ole meie enda hirmud ja mõtted, need on teiste inimeste tujud ja tunded, mis meid nagu mõjutavad, on need töökaaslased või ülemus või keegi kogu aeg sul hädaldab või vingub või keegi on kogu aeg eluraskustes ja pidevalt pead aitama teda. Ja meil tuleb nagu võib-olla natuke ka nagu neid piire seada ja hakata iseenda jaoks paremat elu nagu vormima ja kogu aeg ei pea kõiki aitama kõigi jaoks olemas olema, muidu me aitame ennast nagu ühel hetkel tühjaks ja siis ongi mõõkade viies see ärevus, et ma muudkui teen kõike tema heaks, aga ikka mitte midagi ei muutu, et siis tuleb lõpetada võib-olla ka see tegemine, eks ole. Et lihtsalt mõõkade viiega see nädal tekivad mingid imelikud olukorrad, tuleta endale meelde, ma ei tee sääsest elevanti. Sääsk jääb sääseks. Kui on mingi imelik olukord, küll ta ära läheneb, ja tavaliselt lahenebki selles kaardis, kusjuures iseenesest, et meil tuleb ise ka, et vaata, kui inimesed tõmblevad või vaidlevad või taidlevad, mõõkade viie nagu kõige parem käitumine on lihtsalt eemalduda, enda käed puhtaks pesta sellest olukorrast, ma ei viitsi sinuga tegeleda, ja kui me hakkame ise ka veel nagu kuidagi jaurama või ennast õigustama või tõestama midagi või seletama midagi, tead, teine inimene tegelikult ei kuula ega ei saa aru. Ehk siis nagu vali pigem enda jaoks meelerahu. Ja meelerahust rääkides meil on karikate kuninganna siin täna väljas. Karikate kuninganna armastus, enesearmastus, õnn ja rõõm ja vaata, kuidas kaardid käivad üles-alla, eks ole, meil on suur kordaminek sauadasses, eks ole, siis on suur ülemõtlemine, issand jumal, kõik on nii halvasti. Tegelikult ei ole, sauade kuninganna jälle lööb õitsema, eks ole, elu on ilus, kõik ma olen edukas, mõõkade viis, issand jumal, kõik on nii halvasti. Ja siis jälle meil on kõik nii hästi, karikate kuninganna on ja hästi selline rahulolev, õnnelik, armastav nagu kaart. Ta räägib enesearmastusest eelkõige, eks ole, poputa ennast, luba endale häid asju, kui sa ammu tahtnud endale osta midagi või puhata rohkem või spaasse minna, reisile minna, uusi riideid endale osta, siis karikate kuninganna ongi nagu selline, et tee enda jaoks see hea asi. Poputa ennast, hellita ennast, loo nagu seda õnnetunnet kohe nüüd siin ja praegu iseendale. Karikate kuninganna ennustab ka romantilist armastust ja armumist, et vallalistel sauatäss pluss karikate kuninganna, et need on väga kirglikud füüsiliselt kaardid, eks ole, aga ka väga sügavalt armastavad kaardid, et see kombo on nagu ütleme niimoodi päris meeldiv. Karikate kuninganna õigetpidi tähendab, et sa oled valmis armuma, et sa oled valmis armastuseks, su süda on tervenenud, isegi kui on olnud nagu raskeid sündmuseid, kogemusi, jah, see lööb sind stressi, kui uued inimesed tulevad su ellu, hakkad üle mõtlema, aga tegelikult ole lihtsalt enesekindel, armasta ennast, kõhutundega sa teed häid valikuid enda elus ka, eks ole, et sa tabad kohe matsu ära, et kes see õige inimene nagu on. Ja karikate kuninganna, ta toob armastust, mis on hästi siiras ja emotsionaalselt nagu sügav ja ääretult nagu toetav ja hell. Et ta on selline müstiline ja kaunis ja võib-olla nagu siuke alateadlik kontakt või teine inimene juba tunnetab sinu tundeid või te loete teineteise mõtteid, vaata ta on hästi nagu selline sügav, vaata tunnete nagu ka, et see on midagi mõistatuslikku, aga samas väga õrna ja siirast alati, et väga-väga ilus. Kes on suhtes karikate kuninganna, aga mõnikord tuleb välja siis, kui me oleme selle suhte või selle inimese või pere või lapsed või töö liiga palju iseendast esikohale asetanud ja muudkui muretsenud teiste pärast ja elanud nende nimel. Ja karikate kuninganna ütleb, et tee nagu lõpuks ameti ka iseenda jaoks midagi. Äkki on see mõni tore kursus, äkki on see lihtsalt puhkus, paus, mingisugune nädala lõpp, kus sa saad ise nagu üksinda olla või enda mõtteid mõelda või enda jaoks midagi nagu head teha, et me poputame ennast, et me ei pea tundma nagu süütunnet, et ma nüüd kuidagi teisi enam ei aita või et ma eemaldun nendest. Karikate kuninganna õpetabki meile sellist enesearmastust väga-väga nagu ilus nagu kaart. Ja ka kui on olnud tülid suhetes, paarisuhetes eriti, on olnud nagu mingisugust, siin on ärevust tekitavad tülitsevad kaardid natuke, eriti see mõõkade viis on ju. Et aga kui on olnud tülisid ja taidlemist,
karikate kuningannaga armastus on ikkagi väga-väga ilus ja armastus püsib ja me saame omad asjad nii-öelda korda, et ei ole hullu. Et saate ikkagi selgeks räägitud ja karikate kuningannaga ongi mõnikord sellised südamesse vestlused vaja nagu maha pidada. Ka uusi sõpru on siin näha, aga sõprussuhetes ma ütlen niimoodi, eriti see on sõnum naistele ja naissoost sõpradega on see sõnum. Sul on väga toredad inimesed, karikate kuninganna õigetpidi esindab nagu südamlikke ja armsaid inimesi, kellele me saame südant puistada, kes alati toetavad, on hellad meie vastu alati olemas. Ja saude kuninganna tagurpidi on kadedad naised meie elus kahjuks ja kui sa tunned, et keegi sõbranna või töökaaslane, et kuidagi nagu midagi imelikku on temaga seoses, eks ole, kas ta ütleb halvasti läbi lillede kuidagi nagu ütleb inetut sulle või ta üritab võistelda sinuga, konkureerida sinuga, see on puhas kadedus ja vaata sellist inimesi ta nagu ei ole tervislik hoida enda elus või üritada, või ühel hetkel me hakkame enda sära vähendama või siis ta hakkab ise meid alla suruma, midagi juhtub, eks ole, et kui sul kõhutunne juba nagu kripeldas kellegi suhtes, siis tea, et sinu kinnitus või see märk ongi see sauade kuninganna tagurpidi, et jah, ta oligi kadesu peale või ongi kadesu peale, et vastavaid otsuseid tasub siis nagu teha. Võib-olla nagu sellistele inimestele igasuguseid nagu südameasju ei tasu nagu hingelt ära rääkida. Sauade 7 on meil tulemas siin nädala lõpupoole. Sauade 7 on väga sihikindel, selgroog tugev, seisab enda eest, asjad on tehtud ja tõesti ta paneb läbi tule ja vee ja läbi kivimüüride ja ta purustab kõik enda teel ja ta saab kõik, mis ta tahab. Et sauade 7 on niivõrd nagu kange kaart võtta, et ta saavutab karjääris, mis ta tahab, ta ei karda rasket tööd, ta käärib käised üles, ta teeb kõik ära, eks ole, ja ta saavutabki unistuste töö, palju raha, unistusuhe, et ta nagu teeb nii kaua ja ta punnitab nii kaua, kuni ta võidabki kõik, on ju. See on võidukas kaart sulle, kui on keegi sinuga nagu võistelnud, vaielnud, üritanud kuidagi negatiivselt kohelda sind, sauade 7-ga sa pead endale jääma väga kindlaks, võitlema, eks ole, see on suhteliselt selline jäik ja agressiivne kaart, aga ühel hetkel sa võidad, et sul lihtsalt ongi nagu sõnum see, et selliste inimestega ei tohigi alla anda, et me peamegi näitama neile, kes boss on, ju. Aga sauade 7 miinus on see, et ta punnitab, aga ta ei saa tegelikult aru, et ta ei pea üldse nii palju tegema, selleks, et palju raha saada, selleks, et edukas olla, selleks, et suhted oleks hästi. Me ei pea kogu aeg nagu tegema midagi, ära teenima seda, rasket vaeva nägema, rasket tööd tegema. Sauade 7 tuleb sellest mentaliteedist lasta lahti, et ma pean X summas tööd tegema selleks, et Y summas edu saada. On see armastus või raha või suhted või eluunistus või me oleme harjunud kogu aeg nagu vaevlama või piinlema või palju nagu tegema. Me tuleb midagi nagu ümber mõelda oma peas, sest vaata, osad inimesed näiteks töötavad nädalas tund aega teevad tööd ja raha on ikka palju, eks ole. Et me peame lihtsalt leidma enda selle niši või enda koha või et mingisuguse, sauades aitab kusjuures seda ka leida, eks ole, see ongi see heureka nagu idee, ja me peame leidma nagu viisi, kuidas ma teen vähem, aga saan rohkem. Ja sauade 7 see klõps peab enne käima ära meie peas. Enne see idee peab nagu tekkima, see mõte peab nagu tulema, meie mentaliteet peab nagu muutuma, et ma teen küll vähem, aga ikka on kõik hästi ja ikka on raha hästi ja ikka olen edukas, et ma võin maha rahuneda, mul on lubatud puhata, mul on lubatud nautida ka seda nagu teekonda ja siis ei tundugi, osad asjad võib-olla enam nii keerukad, osasid asju sa ei viitsigi enam teha, need on mõttetud, osad nagu inimestega sa lõpetad isegi suhtlemise, sa ei viitsi isegi jaurata nagu nendega ja elu muutub palju kergemaks ja me tuleme see pingest nagu tuleme välja. Aga kuna sul on sauade 7 ikkagi see nädal õigetpidi, siis on teatud olukorrad, kus sul tuleb nagu pingutada või ennast kokku võtta selleks, et see asi nagu lõpetada või ära teha või et hakkama saada, eks ole, et natuke võtad ennast kokku, teed ära, aga ära unusta ka nagu puhata ja siis ka nautida seda pingelanguse on ju hetke. Ja müntide 2 on meil siin viimase kaardina nagu väljas, et sellest ma juba ka enne rääkisin, et meil on vaja väga otsustuskindel olla see nädal. Otsustan ära, teen ära, ei ole mõtet venida, edasi lükata, teisi variante kaaluda, variante ongi alati palju meie elus, et kus tööd teha, kellega koos olla, kus kohas elada, variante on alati lõputult. Aga meil tuleb võtta üks ja jääda selle juurde praegu, eks ole. Ja võib-olla ka müntide 2 nagu selline sõnum selleks nädalaks on see, et ära tegele 100 asjaga korraga. Meil on vaja konkreetsust.
meil on vaja üks asi korraga ja korralikult, mitte 100 asja korraga ja lohakalt, sest kui sa 100 asja korraga teed, lõpuni sa niikuinii neid ei tee ja siis sul on 100 projekti, mis on kõik kogu aeg pooleli ja kogu aeg pooleli, kogu aeg pooleli. Võta see üks asi ja tee see lõpuks ometi ära, eks ole, ütleb ka see Müntide 2. Ja kui ta kaalub nagu mitme variandi vahel, kuhu kooli minna näiteks, eks ole, aktuaalne teema meil on ju praegu või et mis tööd teha või mis mu elust üldse saab, siis Müntide 2 ütleb, et mõnikord ongi raske otsustada, sest ongi mitu head varianti või et kõik ongi tegelikult õiged, eks ole, kõik need koolid on väga õiged, on ju, aga Müntide 2 palub siis nagu lihtsalt, et võta lihtsalt üks nendest, mis tundub kõige lahedam ja kõige põnevam ja siis, kui sa oled selle valinud ja nagu selle raja nagu valinud ja otsuse teinud, siis ära enam mõtle teistele variantidele, et mis oleks, kui äkki ma oleks ikka pidanud sinna minema, seda tegema, ei. Ma võtan selle ühe, ma jään selle juurde, ma lähen edasi. Ja niimoodi väga-väga kiiresti edukad olema õnnelikud ka, et me ei rahmelda nagu suvaliselt, me ei rahmelda 100 asjaga, me ei ürita kõiki õnnelikuks teha, kõiki asju korraga teha, vaid me nagu nüüd võtame sellised konkreetsed eesmärgid korralikult ette. See ongi Müntide 2 tagurpidi, eks ole. Ja ära mõtle üle, ära üldse mõtle see nädal, lihtsalt tee, lihtsalt proovi ära, tee ära, eks ole. Vot niimoodi need siis olid nädala sõnumid või nädala energia. Kui see lugemine sulle meeldis ja sa tahad lisa vaadata, siis tiiutarot.ee koduleht ootab sind ja nagu ma enne siis ka mainisin, et äsja on sinna ka ilmunud uus lugemine, et mida sa pead hetkel teadma, et kui sa tahad natuke piiluda enda tulevikku või et olulised sõnumid, mis on hetkel kaartide sulle öelda, siis saad seda videot vaadata tiiutarot.ee. Meie lähme siit nüüd aga edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi Mängime mängu. Selles mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu ja mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis tumesinine kivikene, tulipunane kivikene, roheline kivikene, kollane kivikene, lilla kivikene, kuldne sakiline kivikene ja pruunibeesi laiguline kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati video pausile panna, saad rahulikult ära otsustada edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused meie küsimustele. Okei, alustame siis siit. Roheline kivikene, tähemärk lõvi, nädalapäev kolmapäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Tulipunane kivikene, tähemärgid neitsi ja kaalud, nädalapäev kolmapäev, neljapäev, vastus on võib-olla. Lilla kivikene, tähemärgid veevala ja kaljukits, nädalapäev on laupäev ja vastus on kahjuks ei. Pruuni beesi laiguline kivikene, tähemärk kalad, nädalapäev pühapäev, vastus on võib-olla. Kuldne sakiline kivikene, tähemärgid sõnn ja kaksikud, nädalapäev esmaspäev, vastus on jah ja vali uus suund vahel. Päris põnev. Tumesinine kivikene, tähemärk vähk, nädalapäev on teisipäev, vastus on ei ja vali uus suund vahel. Ja kollane kivikene, tähemärk vähk, nädalapäev teisipäev ja vastus on täpselt ei ja vali uus suund vahel, aga ta rohkem selle ei poole peal. Vot niimoodi kalliksed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, üliäge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtumiseni juba järgmises videos. Tšau!